elas kord mölder, kellel oli 3 poega. Kui pojad olid suureks kasvanud ja neil oli aeg minna laia maailma õnne otsima, andis isa kõige vanemale pojale veski, keskmisele pojale eesli, aga kõige nooremale polnud tal midagi anda. Mul on veel ainult kass, ütles isa. Niisiis lahkuski noorim vend kodunt, kaasas vaid kass. Ma suren nälga, mõtles ta kurvalt. Ei sure sa midagi, vastas kass. Ma teen sinust veel printsi, kuid enne muretse mulle paar saapaid. Noorim poeg oli väga üllatunud, kuid ostis oma viimaste müntide eest kassile uued läikivad nahksaapad. Kass läks metsa ja püüdis sealt kinni ühe jänese, kuid ta ei viinud seda möldripojale, vaid hoopis lossi, kus elas kuningas. Kingitus minu isandalt, ütles saabastega kass. Kuningas oli väga rahul ja küsis. Kes on sinu isand, väike kass? Kass mõtles veidi ja pakkus välja uhke nime. Marquis de Carabas. Saabastega kass püüdis mitu kuud järjest jäneseid ja viis need kuningale, kellele hakkasid kass ja tema salapärane isand üha rohkem meeldima. Möldri poeg polnud aga ammu süüa saanud. Millal me sööme? Küsis ta kassilt. Ma olen juba nädalaid üksnes leivapurust elanud. Mine jõe äärde pesema ja küll sa siis näed, vastas talle kaval kass. Möldri poeg läkski jõe äärde silla alla end pesema. Kass teadis, et peagi sõidab sellest sillast üle tõld koos kuninga ja tema kauni tütrega. Kui tõld oli sillale jõudnud, hüüdis kass. Appi, Marquis de Carabas upub. Kuninga teenrid päästsid möldri poja jõest ja andsid talle ka uued riided selga. Ta viidi tõlda, kus istusid kuningas ja printsess. Kuningal oli suur rõõm lõpuks näha meest, kes oli talle nii palju kingitusi saatnud, ning printsessi meelest oli noormees väga kena. Aga mida me nüüd teeme, kass? Sosistas möldripoeg. Kuningas saab üsna pea aru, et ma olen puruvaene. Jäta see minu hooleks, nurrus kass vastuseks ja jooksis tõllast ette. Ta nägi põldudel töötavaid inimesi ja hüüdis neile. Kuulge, kuningas sõidab siit kohe mööda ja kui te ei ütle talle, et see maa kuulub Marquis de Carabasile, siis lüüakse teil pea maha. Inimesed lõid kartma ja tegid nagu kass käskis. Kui kuningas küsis, kellele see maa kuulub, sai ta vastuseks Marquis de Carabasile. Peagi jõudis kass suure lossi juurde. Ta teadis, et selle peremees on võlurist Koletis. Kass koputas uksele ja Koletis karjus. Mida sa tahad? Ma valmistan õhtusööki. Kas on tõsi, võimas Koletis, et te võite end ükskõik kelleks muuta? Küsis kaval kass. Igatahes, vastas Koletis. Sa vaata ainult. Koletis muutis end suureks lõviks ja ajas kassi mööda lossi taga. Koletis väsis aga peagi ja muutis end jälle endiseks. See oli vägev, ütles kass. Aga ma vean kihla, et ei suuda end muuta väikeseks nagu hiir. Muidugi suudan, möörgas Koletis. Ta muutiski end tillukeseks hiirepojaks ning kass kasutas juhust ja neelas ta alla. Samal hetkel jõudis kuninglik tõld lossi ette. Nii et see on teie loss, Marquis, küsis kuningas. Enne, kui möldripoeg jõudis vastata, teatas kass. Jah, nii see on, teie kõrgus, palun astuge sisse. Kuningas imetles uhket lossi ja möldripoeg oli sama üllatunud, kuna tal polnud kassi plaanist aimugi. Nad sõid suurepärase õhtusöögi, mille Koletis oli jõudnud valmistada, ning printsess sosistas midagi oma isale. Kuningas lausus möldripojale. Marquis, mul oleks suur au, kui te abielluksite mu tütrega.
Möldripoeg paluski printsessi kätt ja nad abiellusid nädala pärast. Möldripojast sai prints ning kass võis sellest päevast peale süüa nii palju hiiri, kui jaksas. Lisaks sai ta endale ka uhiuued läikivad saapad. Möldripoeg, printsess ja saabastaja kass elasid õnnelikult elu lõpuni.